Maailm pöörleb rekordkiirusel ja homo sapiens otsustab, millises suunas. See tähendab meie. See tähendab sina. Otsustad. Me harime end, me kuulame teisi, me käime valimas, me taaskasutame, me püüame märgata ja võtta vähem ruumi, aga meie tegelik supervõime on muusika. Kui su kodutunne on suurem kui su krunt või korter, kui su looduse armastus ei tunne riigipiire, kui sind saadab edu, aga sa märkad mahajääjaid, kui sa oled valmis uskuma, et see, mida sa tead, ei pruugi olla kogu tõde, kui su maailmapildis on rohkem kui 2 värvi, siis tere tulemast senatisse. Otsi üles oma teadlikkus, kriitiline meel ja empaatia, ühiskonna üldkoosolek koguneb siin saalis. Me ei oota lihtsustatud vastuseid. Taanduv ignorants on meie esimene võit. Elagu teaduslik mõtteviis, elagu rahvaste rahu. Tere tulemast Senati puhvetisse. Käes on detsembrikuu ja stuudios, nagu ikka, 4 senaatorit ansamblist Senat, Matis Leima, Laurits Leima, Martin Eero Kõressaar, Kaarel Raidam ja tänane külaline on Anna-Kaisa Oidermaa, peaasi.ee tegevjuht. Ja võib-olla nii selge ei ole, mida see ansambel Senat siin Senati puhvetis teeb. Peaasi.ee on loogiline assotsiatsioon, kui teemaks on vaimne tervis. Aga teadupärast Senat on teaduslikku mõtteviisi toetav progepop-bänd, kelle eesmärk on viia muusika abil kuulajateni targad mõtted ja leidlikud ideed. Lisaks laulule kasutab Senat oma muusikas katkeid tugeva sõnumiga kõnedest, intervjuudest ja loengutest, kontsentreerib omapärase helikeelega nende ideede mõtte ja avab tuuma. Progepoppi viljeleb bänd stiilipiiranguteta hästi jälgitava muusika tähenduses. Kõnekat kõlaleidu ei peata ükski konventsioon. Ja kutsume oma publikut üles meiega kaasa mõtlema ja parema maailma nimel tegutsema. Vot nii, nüüd on teada, kes me siin oleme. Ja tere kõigile. Ja miks me siin oleme? Just. Senatist sain räägitud nii palju, kui ma tegelikult oskan, aga peaasi.ee vaatamata pikale tegutsemisajale ilmselt 100% eestlastest ei ole ikkagi jõudnud, nii et nendele, kes veel ei tea, mis peaasi.ee on, siis ma arvan, meie külaline on kõige õigem inimene seda selgitama. Jaa, no eks ega meie ka vähem ambitsioonikad ei ole, et me tõesti tegelikult tahaks ju jõuda iga Eesti inimeseni ja jõuda selle infoga, et meil on kõigil vaimne tervis, selline olukord võib olla muutlik ja see on mingis mõttes täitsa okei. Ja me saame tegelikult kõik teha midagi selleks, et oma vaimset tervist hoida ja ka teiste vaimset tervist toetada ja kui on ka mingid vaimse tervise raskused, et siis ka nendega tegelikult saab hakkama saada. Ja sellest tegelikult hea meelega räägime igal võimalusel, et mis need võimalused on, kuidas vaimset tervist hoida ja ka see, et tõesti selline vaimse tervise probleemid ei tohiks olla selline häbimärgistamise objekt enam. Arstid, kes ravivad luumurdu, südant, mida iganes, kopse, nemad, või ütleme, mina ei tunne tingimata puudust, et sellest peab palju rääkima, aga vaimse tervise teema kuidagi on just alati see, et sellest räägitakse, viimast õigustatult, sellest peab rääkima aga miks on see vaimne tervis just nii selline oluline asi, et seda peab siis rohkem kajastama kui võib-olla muu meditsiini osa? Jaa, et hästi huvitav küsimus, et kui mõtlen, kuidas pidi sellele vastata. No esiteks on see tegelikult, et vaimse tervise raskused on väga-väga levinud, et isegi umbes pooltel meist võib elu jooksul olla mingi seisund, mida saab vaimse tervise probleemina käsitleda, ehk siis ega luud ei murra võib-olla iga teine. Ma kahjuks ei tea statistikat, aga minul ei ole veel murdunud ükski. Mul ei ole mitte.
noh veel, mul ka ei ole isegi, ma hakkasin mõtlema, praegu on libe väljas, aga no võt, aga et noh, lihtsalt need raskused on nii tavalised, on ju, aga samas neid millegi pärast ei peeta nagu tavalisteks ja kuidagi seal ümber on nagu mingisuguseid müüte ja mingit isegi müstikat natukene ja sellist nagu hirmu ja häbi tõesti, noh, mis on ikkagi ajalooliselt ju pikalt käinud kaasas vaimse tervise raskustega, et tõesti nagu justkui oleks see midagi sellist, mida peaks nagu kuidagi häbenema ja peitma või. Ja mul on ka tunne olnud, et sellega kaasneb, see on natuke nagu tabu teema, kui ma ütlen, et ma käisin arsti juures oma, ma ei tea, südant kontrollimas või tõesti luumurdu parandamas, keegi ei pilguta silma, aga mul on tunne, et kui öelda, et ma tegelen oma vaimse tervisega, kas mul on siis on probleeme, kas ma püüan neid ennetada või mis iganes, siis meil ei ole seda, et 100% inimestest samuti ei pilguta silma selle peale. Et ikkagi mingi teema on, oi näed, mis nüüd tal juhtus või mis viga on. No just, et kui sa luu murrad, siis ei öelda, et kuule, sa oleks pidanud ikka kaltsiumi võtma rohkem, miks sa piima ei joonud piisavalt lapsena näiteks ja niimoodi, et ei hakata kuidagi nagu mingis mõttes süüdistama, on ju, et see on kuidagi su enda viga või no miks sa siis ei mõelnud kuidagi, et tegelikult sa oled ikkagi tugeva jalaluuga inimene, et see oleks jäänud juhtumata kõik, et noh, et seal kuidagi tuleb täitsa, kui kasutada seda analoogiat, et täitsa selliseid jaburaid vahel tõlgendusi teiste inimeste poolt. Et vennatõed ei ole ühtegi luud murdnud, et nagu, et mis sul nüüd juhtus siis? No just, et kuidas siis nagu nii nagu sükene nõrk ja võib-olla isegi rumal lugu, on ju. Kas vaimsest tervisest rääkimisega ja sellele tähelepanu pööramisega saab ka liiale minna? No ma ei tea, proovime täna või? Et noh, kui on küsimus, et mis see vaimne tervis on, siis püüdes seda piiritleda, me saame ju piire panna lähemale ja kaugemale. Ja kui panna piirid väga kaugele, siis võib ju juhtuda nii, et noh, mul täna on kehvem tuju, nägin halba und ja ei taha tööle tulla, et mul on vaimse tervise probleem, et noh, ma arvaks, et sinna see piir võib-olla kõige õigem panna ei ole. Et kas, et kuhu see piir siis võib-olla panna? Või kuidas määratleda, et see on selline väga hall ala, eriti veel eestlastele, kes sellest ju ei ole üldse ammu rääkinud. No jah, et mis see vaimne tervis definitsiooni järgi on nagu siis selline seisund, kus sa suudad toime tulla igapäevaelu pingetega, eks ju, ennast siis teostada või seal on isegi selle Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioonis, et need suudad kuidagi tootlikult või produktiivselt oma tööd siis teha, eks ja veel lisaks sellele suudad siis ka ühiskonda kuidagi panustada, et noh, siuke igapäevaelu ja siis siuke toimetamine, mis on produktiivne ja veel ka noh, nagu mingisugune selline üldise hüve nimel tegutsemine. Et see on nagu päris ka selline nõudlik definitsioon ju, aga noh, need vaimse tervise probleemid või häired, noh, need ju tegelikult on ju niimoodi võib vaadata, et noh, kui see kuidagi häirib su elu, eks ju, et su vaimne seisund on siis kuidagi kas püsivalt või nii tugevalt, nii selline kehva, et sa ei saa selle igapäevaelu või ka ühiskonda panustamisega toime hästi, on ju. Aga mida rohkem sellest teemast räägitakse, inimesed muutuvad teadlikumaks, et selline asi on olemas, siis on ju võimalik seda ka kurjasti ära kasutada. Et just kui sellist ohvrimentaliteeti kultiveerida endas ja inimesed tunnevad, et oi, et ma ei tohi seda ignoreerida, oluline on olla tähelepanelik ja see on tähtis teema, et see selles mõttes võib ju ka asi liiale minna või? Noh, põhimõtteliselt võib, aga noh, ma arvaks, et see praegu meie ühiskonnas ei ole nagu väga nagu niimoodi, et inimesed nagu
meelsasti nagu nii-öelda kleebiks endale seda silti külge, et nüüd ma tõesti, mul on nii depressioon näiteks, et ma ei saa oma muidu ägedale tööle minna, kus tegelikult ma olen kõigiga jumala rahul ja palk on hea ja ma saan ennast seal teostada ja tegelikult mu pere on ka ideaalne ja meil on kõik suhted väga head ja üldse elu on mõnus, aga lihtsalt ma siin praegu ütlen, et mul on depressioon, et selleks, et ma ei tea siis tunda ennast kuidagi olulisemana või et see ikkagi on ju hästi seotud sellega, et kuidas see inimese nagu eluga on, eks ju. Ja vahel ongi ju nii, et sul ongi ju selline kas meeleolulangus või sa ei tahagi teha neid asju, mis sa peaks, sellepärast, et võib-olla sa oledki täitsa ka vales keskkonnas või enda jaoks, et see keskkond ei sobi sulle. Ja siis võibki mõelda, et kas see on nüüd mingi asi, mida peaks diagnoosima või see on mingi asi, kus tuleks muuta seda keskkonda või ennast teise keskkonda panna. Et ennast vist ei saa siis ära petta selles mõttes? Et kui on ikkagi inimesel subjektiivselt nii halb olla, et ta nagu peab ennast nagu vägisi väänama või vedama igapäevaselt neid samme tegema, mis on vaja teha, et siis midagi on ju viltu igastahes, on ju. Igapäevastest sammudest, eks ju, täpselt samamoodi nagu ka teie töövihikus, eks ju, mis on, kus väga hästi kaardistatakse, ka kodulehel kaardistatakse, et söömisharjumused, uneharjumused ja üldse nagu selles suhtes, ja ka tegelikult ka meelelahutuslikud harjumused lihtsalt inimestega suhtlemisel, eks ju. Et vahest on ka niimoodi, et kui tekib mingisugune siuke, ma ei taha selle kohta nüüd öelda masendushoog, ma ütlen igaks juhuks, ma ei julge seda nagu defineerida mingisugust asja veel. Et siis nagu algusest kohe peale minna, kohe kui sa tunned ennast halvasti, minna nagu oma igapäeva elu hakata organiseerima korraga, et kas see on nagu õige või? No ikkagi selliseid ju halva tuju päevi, ma arvan, meil on kõigil olnud ju või? Aga kas sa kohe nagu hakata nagu, ma vist formuleerisin halvasti, et kas kohe hakata nagu, et nii, mul on nüüd halb, nüüd ma pean kõik oma vitamiini tarbimise, oma söögi tarbimise, une tarbimise panema kirja, hakkama defineerima seda, kohe minema sporti tegema, et niimoodi ägedalt peale lennata sellele, kas... No ka mingi mõte on ju selles, et vahel ka tuleb nagu ära taluda see, et ongi nagu halb tunne või ongi kurbus või ongi see, et nagu ei ole eriti jaksu või et see võib-olla on ka üks selline probleem ju meil, et me kohe tahame nagu mingisugust plaastrit panna peale või kohe midagi sisse võtta või midagi kohe tõesti mingisse actionisse lennata, on ju. Kohe silti külge panna, et mis see täpselt on. Ja kohe mingi travi leida sellele. Toimetama, lahendama, aga kurbus näiteks on ju selline tunne, mis evolutsiooniliselt miski pärast on ellu jäänud, et ta midagi peab meile ütlema, mingi teate meile edasi andma, millest me tegelikult võiksime siis õppida või kuidagi võiks hoopis paremaks minna elu, et kurbus ju näitab näiteks seda, et me oleme millestki olulisest endale ilma jäänud või on nagu mingisugune koht, kus me peaks kuidagi võib-olla mõtlema mingite tähenduste üle oma elus näiteks. Et jällegi, et selles vaimses tervises on ka nagu, jumala raske on öelda seda, et mis nüüd peab tegema, eks ju. Et mis on 100% õige või igale inimesele kehtib universaalselt. Jah, et see on ka, et eks need asjad on ikkagist ju algelised, igal asjal on oma alge ka, et äge raske astme depressioon on ikkagist väga paljud asjade tulem näiteks, eks ju, ja isegi kui juba sa psühhiaatri juurde lähed, siis juba meditsiiniline nagu probleem, eks ju, et aga nendel on nagu alged, et päris see luumurru ja kaltsiumiga nagu seda võrrelda väga hästi ei saa, sest aga need algeid rohkem nagu taibata. Näiteks ma olen taibanud ühte naljakat asja, et kui ma lähen kellegi peale või mingi asutuse või mingi inimese või mingi olukorra täiesti süüdimatult lähen kellegi peale vihaseks oma peas, siis tavaliselt ma olen tegelikult iseenda peale vihane või ma hilinen kuhugi. Ma ise midagi valesti teen. Ja see on nagu alge võib-olla. Ja siis nagu aksepteerida seda on õudselt raske, aga see nagu aitab. Aga mul oli tegelikult üks küsimus ka, et kui praegu keegi jooksub küsimusega vahele, ma küsin ära, et inimesed, eks ju, kes on olnud näiteks sõltlased ja
ja kellel on nagu saanud näiteks ka oma ravimisega või mingile heale joonele, eks ju, hakanud sporti tegema või saanud mingist halvast harjumusest lahti või kuidagimoodi oma elu saanud paremale järjele ning tekib siis libastumine. Ja siis see tekitab nagu hästi suuri pettumus iseenda ees ja see kurbus. Kas see on nagu hea kurbus ja kuidas selle kurbusega hästi toime tulla? Et see pettumine, kas tasub nagu iseenda peal olla siis nagu õigustatult vihane või tasub iseennast seal puhul nagu natukene paitada, et okei, keerasid pekki, tõsta ennast nüüd kokku või noh. Ja jälle siukene juba mitmetahuline asi, et näiteks kui ongi mingisugused sõltuvused olnud inimese elus, et siis sinna juurde ju käivadki ka need tagasilangused peaaegu paratamatult. Ja seal ongi hästi tähtis see, et mitte nüüd sellel ühel libastumisel lasta ennast täiesti ree pealt jälle maha lükata, vaid ikkagi aksepteerida seda kuidagi, et läks nüüd nii, aga et lähme edasi, eks ju, et minu endine plaan oli ikkagi hea, on ju. Et kuidagi tervislikumalt elada. Aga jah, et kuidagi, ma arvan, väga paljudele meist tuleks kasuks see, et nagu vähem enda vastu nagu selline, nagu nii sallimatu ja kriitiline ja selline, nagu ka täitsa vahel jõhker olla, on ju. Et me ikkagi kuidagi oleme võib-olla ka harjunud enda sees endaga rääkima nii, et ikka, miks siis nii ja ikka saab paremini ja kuidas sa nii loll oled ja miks sa nagu niimoodi jälle tegid ja nii. Aga ja sellest võib-olla mõnel hetkel on kasu, on ju. Kui ütleme, et okei, no ikka natuke pinguta veel, on ju, ja ole tubli. Aga enamasti see ikkagi lõhub ju meid ära, kui me ennast väga nagu niimoodi piitsutame. Nii et kuidagi nagu olla lahke ja enda vastu ka kuidagi selline arvestav või empaatiline, et siis sellega nagu purjetaks kaugemale, ma arvan. Teero mainis korraks igapäevaseid harjumusi nagu uneharjumused ja trenni tegemine. Aga mul on selline küsimus, et millised on levinud igapäevased nii-öelda süütud harjumused, eriti just digiajastul praegu, millel on tegelikult halb mõju näiteks motivatsioonile, keskendumisele, meeleolule? Jaa, mis sa ise pakud? No, eks telefonis passimine. Eks ma natuke olen selle kohta ise ka üritanud uurida siit-sealt ja üritanud enda harjumusi jälgida. Et päris tühja lehena ma seda küsimust ei küsi, aga võib-olla siis kuulajate jaoks, et nemad võib-olla mõni ei ole nii palju mingisuguseid asju lugenud. Näiteks ma olen lugenud selle kohta, et eriti just sotsiaalmeedia igasugused TikTok ja Instagram, et seal et aju ei ole harjunud selle väga kiire sellise uue contenti ja selle dopamiini siis vallandumise ja kõigi nende asjadega, et siis see võib, et see natuke nagu liiga potentne allikas on selleks, et pärast tavaline igapäevane elu, kus on vaja pikaajalisi eesmärke settida ja nii edasi, et sellel oleks üldse mingisugune, et see nagu huvitaks või kuidagi see tundub võib-olla liiga igav ja tühine, aga ma pigem olen küsija rollis siin, et mingid sellised teemad, et. Ja ei, ma ka täitsa oleks seda meelt ja seda ju Jaan Aru räägib nii palju, kui vähegi jaksub seda sama teemat, et eriti ju lastel see ikkagi on aju arengule päris ohtlik, on ju, kui kogu aeg siis vaadata väga sellist kiiret pilti või tarbida näiteks seda mängude maailma, mis nutiseadmetes on või ka sotsiaalmeedia, on ju. Et seal on ikkagi see, et nii positiivseid kui negatiivseid külgi, aga üldiselt ju arvatakse, et ikkagi see sotsiaalmeedia tarbimine näiteks võib teha inimesi enamasti depressiivsemaks ja suhete kvaliteeti nagu viletsamaks, on ju.
ja noh, see ju kindlasti on selline murekoht, ma arvaks. Kiirelt mainin siia vahele ühe lugemissoovituse, väga banaalse pealkirjaga raamat 10 põhjust, miks kohe kustutada kõik enda sotsiaalmeediakontod. Autorid tule meelde, aga raamat oli palju vähem banaalne kui see pealkiri. Kokkuvõte oli see, et piiri peal on see mõju nagu hea ja halb on peaaegu tasakaalus, aga natuke sinna halva poole ikkagi kaldu pikaajaliselt. Ja ma olen nii palju näinud igasuguseid kommentaare sotsmeedias ja igal pool mujal ka, et kustutasin ära, mu elu pole kunagi nii ilus olnud. Okei, võib-olla kunagi lapsena oli, kui seda veel ei olnud, aga seda ei mäleta. Et lihtsalt raske, või ütleme, ei saa öelda raske, aga noh, alati on, mul on tunne, et mina suudan tasakaalus hoida sotsmeediat. Pigem tarbin vähem, teen, ma ei tea, Facebooki korra päevas lahti, et vaadata, mida teie siin kõik kirjutate ja Instagrami kord nädalas ja aga kõik ainuisikuliselt, kõik räägivad, et super. Ja siis olen mõnikord mõelnud, kas peakski ise tegema, aga siis jällegi see, et aga millest ma kõik ilma ja see on jällegi see positiivne pool selle puhul, et noh, ma ei tea, kas ma oleksin näinud oma kooli kokkutuleku infot või reklaami, kui ma ei oleks Facebookis seda näinud, sest ma ei näinud seda mitte kuskil mujal. Ei oleks. No täpselt ja noh, ütleme jällegi see suhtlused, kõik muud asjad, et kõik need üritused, mida jagatakse, et noh, see on see keeruline piiri pidamine ja eks igaüks arvab, et just oli see, et enamus inimesi arvab, et nad on paremad, keskmisest paremad autojuhid. Täpselt samamoodi, et ma kujutan ette, et enamus usub, et nemad suudavad hoida seda piiri. Et sotsmeedia ei hävita nende aju ja meeleolu ja tuju ja kõike muud. Aga noh, tegelikult ilmselt enamuste puhul niimoodi ei saa öelda. Eero ei kuidagi eriti vaikseks selle peale. Ma nägin hiljuti, kui sa oma Instagrami ära kustutasid. Ma ei kustutanud. Sa äppi kustutasid vist ära või logisid välja. Midagi sa tegid sellega. Olid väga rõõmus pärast seda. No kõik kuulajad kindlasti huvituvad minu sotsmeediaga. Mul on väike tähelepanek lihtsalt sellest, et kuna nagu ka tööstus, nagu vähemalt kultuuritööstus väga palju sõltub tegelikult igasugustest platvormidest ja meil on ju juba niimoodi, et teeme telesarjad lahti, kus kokad ja mingid teenindussektori kooli õpilased võistlevad ja siis neile antakse sotsmeedia koolitusi, kuidas teha lühikest naljakat TikToki videot, et see on nagu selles suhtes standard. Ma nagu mäletan, kui see oli nagu ju, ja me kõik siin mäletame, kui see kõik oli lihtsalt nagu for fun, see oli lõbus. See oligi mõeldud selleks, et sa käid sinna, jagad mingit jura, mida sa leidsid ja räägid oma sõpradega ja jagad neid üritusi. Ja aga siis ongi see, et postitus, mis on tehtud südamega ja postitus, mis on tehtud kasumi või mingisuguse jagamise eesmärgiga. Et kuna nüüd on võib-olla see, et sinna on tööstus nagu sisse roninud, siis nagu üleüldiselt see keskkond on tegelikult ju veits, tal on kõigil on mingisugune agenda. Et noh, et ja lapsed on kogu aeg selle agenda sees, keegi kuhugi tahab teda tõmmata. Varem oli see lihtsalt liivakast, et noh, et aga nüüd on see nagu äkki võib-olla seal on see iva, miks see nagu nii jõhkralt neile mõjub võib-olla. Et vähemalt noh, ja vaadates, kui toksiliseks on läinud mõni keskkond veel ekstra. Jah, aga ta on natuke nagu disainitud nii, et sa tahaksid veel ja veel ja veel sinna minna ja seal veel midagi teha või veel midagi vaadata, et eks seal on nagu see, aga et jah, et inimese aju ei ole päris sellise elutsemise jaoks nagu mõeldud ja loodud ja noh, üldiselt ju on see soovitus see, et noh, kui sa tõesti muud asjad on sul tehtud elus on ju, et sa tõesti noh, oled neid vaimse tervise vitamiine nii-öelda tarbinud, et liikunud ja söönud normaalselt ja suhelnud endale oluliste inimestega ja midagi meeldivat ja vahvat teinud ja sa oled saanud lõõgastuda, puhata, sa oled oma kohustused ära teinud ja siis sul on mingit aega üle veel sellest kõigest, eks ju. Noh, et siis palun väga, et miks mitte, et vaadata, mis toimub. Kas on olemas mingisugune statistika või kui isegi mitte numbriliselt paigas, siis tunnetuslikult, et enne seda, kui sotsmeedia nii suureks osaks on noortes saanud, meil on praegu peale kasvanud põlvkond, kes ei teagi elu ilma telefoni ja sotsiaalmeediata ja ühesõnaga, enne seda ja siis nüüd tänapäeval just ka noorte vaimse tervise murede ja probleemide osas, et kas on õige öelda, et noortel tänapäeval on tänu sotsmeediale rohkem muresid, probleeme, millega ka pöördutakse või on selline seoste ja paralleelide tõmbamine meelevaldne? Noh, on nagu veidike keeruline sellist otsest põhjuslikku seost sinna
ju leida, sest et elus on ju nii palju muid elemente ju ka. Aga jah, et noortel inimestel paistab, et on vaimse tervise raskusi rohkem või üha rohkem ja üks asi, mis kindlasti, mida ei olnud, eks ju enne siis sellist sotsmeedia massilist levikut on ikkagi selline korralik küberkiusamine. Et seda nagu enne ei saanud ju lihtsalt läbi viia, eks ju, ja siis oligi see vahe, et võib-olla koolis kiusati või nii, aga et sa said minna koju ja seal sul oli turvaline keskkond või võis olla turvaline keskkond, aga nüüd võib olla nii, et see kiusamine on sinuga igal pool põhimõtteliselt kaasas ja see on ikkagi väga-väga suurt mõju ju avaldab ühele noorele inimesele. Jõudsime puudutada vaimse tervise vitamiine juba paar korda, kui meile harilik ja teada-tuntud tähestikuvitamiine tasub võtta ennetavalt igal juhul ja siis, kui haigus käes on, siis nendest nii palju kasu ei ole, siis kuidas vaimse tervise vitamiinidega on, et enne on kindlasti kasulik, aga kui mured käes on, et kas siis niimoodi reageerivalt nendega tegelema hakkamine on endiselt hea mõte? Kas selles mõttes need on nagu teistsugused vitamiinid? Nad ei ole selles mõttes teistsugused, et ikkagi kui inimesel ka näiteks, ma ei tea, diagnoositakse mingi ärevushäire näiteks või depressioon, siis on ikkagi esmased soovitused on sellised, et vaata üle, et mida sa oma igapäevaelus saad natukene nagu niimoodi timmida, et see toetaks su tervist rohkem, on ju. Et ikkagi igal ühel kuluks ära üks selline vitamiinikuur või vahepeal lihtsalt nagu mõelda, et okei, et kuidas ma näiteks see nädal nüüd söönud olen või kuidas ma olen puhanud või et kuidas ma saan natukene nagu ennast toetavamaks muuta selle oma elukorralduse. Aga see ongi siis ikkagist et nagu märgata iseenda suures ka, kui tekivad tugevad ärevused või ja nii edasi, et siis märgata, et ju siis on mingisugune väga baaselement elus nagu selles suhtes katki. Aga see on ka selliseid olukordi, et on nagu, meil on praegu, eks ju, on ju selline ärev aeg, eks ju, kus mõned inimesed oleks nagu vanasti usuhullud olid, et et veits on nagu selline nagu ise tekitatud ajupesu juhtunud võib-olla. Nagu näiteks Ameerikas oli, kui oli see QAnon, eks ju. See oli väga tugev ja inimesed tulid sealt välja ja see oli põhimõtteliselt nagu oleksid nagu täiesti pestud ajudega, et kas ka sihukestest asjadest on midagi öelda, teada? Mul ei tule täna üldse küsimused välja. Äkki sul mingisugused vundamendikivid on sul natuke nihkes võib-olla? Mul on täna tõesti vundamendikivid nihkes. Eestikeellised niht-robotat nagu. No ka täitsa normaalne ju. Pühapäeva õhtu ikkagi. Küsimus oli ikka super, jah. Teeb isegi minule silmad ette. Aga mina mõtlesin küsimusi tänaseks välja. Ma tegelikult küsisin kõik ära. 7 laudreaalist. Aga hämmastav oli see, kuivõrd raske oli neid küsimusi sõnastada. Et me justkui kõik mõtleme vaimse tervise teemade peale, vähemalt meie siin bändis tihti, räägime neist, aga panna näppu peale, mis on mis, kuidas asjad omavahel seoses on ikka väga-väga raske. Ja ma salvestasin need küsimused häälega telefoni sisse ja pärast neid üle kuulates ma mõtlesin, et keegi teine räägib, selline ja käis, mõte üldse ei liikunud, mina räägin. Ma mõtlesin, et Kaarel räägib, jah. Et asi on keeruline, aga siis ma jõudsin ühe küsimuse juurde, tegelikult päris mitme juurde, aga üks, mida ma väga tahaks küsida, on see, et mis asi on ärevus. Et vanem põlvkond, kellest ma tahaks ka veel pärast eraldi jõuda rääkida, nende jaoks ja minu jaoks siiamaani ka ärevus on olnud üks sõna, et ma olen natuke ärev, et meile tuleb külaline, on vaja esitada intelligentseid küsimusi, seda on vaja hästi võõrustada, ma olen natukene ärev, aga me ärevuse all tänapäeval mõtleme vist ikkagi midagi muud, ärevus, häire ja kõik see, mis nagu puudutab vaimset tervist, et kuidas sellest nagu siis
paremini aru saada, sest mul on tunne, et ma olen vahepeal ärev ja vahepeal natuke üle piiri ärev, aga kas ma peaksin selle peale mõtlema vaimse tervise perspektiivist? Ja kas peaks minema kontrolli, et võib-olla saada diagnoos või tegelikult on kõik täiesti normaalne, tavaline elu? Jaa, et kontrolli nii-öelda või konsulteerima, näiteks perearstiga või psühholoogiga, psühhiaatriga võiks minna siis, kui tunned, et nagu see segab kuidagi su elu, on ju, et häirib, et siis ikkagi, aga et see ongi häda ju vaimse tervisega, et kõik need asjad on meil ju kõigil olemas mingil määral, et nagu ärevus on olemas ja näiteks tunneme kurbust või mida iganes, eks ju, on need sellised psüühika nähtused või kvaliteedid või emotsioonid, mis iganes, et ärevus on nii selline raskesti kinni püütav teema tegelikult, siis me tegime mõned aastad tagasi ühe sellise kampaania ka ärevuse teemadel ja siis me ka tegelikult mingisugune paar kuud umbes jaurasime oma meeskonnas ja oma siis konsultantidega ja igasugu inimestega, et kuidas, et me teame küll täpselt samamoodi, et mis see ärevus on just, kui kõik ju teavad seda, võid lugeda kuskilt raamatust definitsioonid ja me teame siis neid diagnoose ja nende nimetusi ja iseloomustusi ja kuidas diagnostika käib, aga kuidas seda niimoodi nagu normaalselt arusaadavalt ja nagu selgitada inimestele, et me sellega olime ikkagi väga nagu närvis ja ärevil, sest me kartsime, et sellest ei tule mitte midagi välja. Et aga ikkagi ärevus on siis nii-öelda selline tunne, mida ma arvan, tajume hästi kehaliselt, on ju, see on tajutav, eks ju, et see kuidagi ju, mis erinevad tunnused on, aga kuidagi kõhus pitsitab või peas või käed võivad väriseda, pingetunne on ju kehas üldiselt, iiveldama võib hakata, mis iganes on ju, seal on mingi mõttes midagi toimub tõenäoliselt sel ajal, mingid muremõtted või selline ohutunne, hirmutunne, selline tunnetaks ära minna või joosta, parem kui ära jääks see värk kõik näiteks. Ja siis on see ikkagi seotud sellise mingi ohutundega, et kas nagu mingi reaalsega või siis ka kujutletud ohutundega. Ja see hästi ka muidugi haakub selle ajupesu teemaga minu meelest ka tegelikult see ärevuse kontekst, et siis sa kuidagi meile ju on antud inimestena nagu selline hästi tore asi nagu fantaasia või ettekujutusvõime on ju ja see võib ju igasuguseid stsenaariume genereerida, ükskõik kui lõdvalt või tugevalt need on seotud mingi reaalsusega on ju. Ja lähedalt võtta päästerõngas, kuhu minna mingeid vastuseid leidma. Ja võib-olla kui see reaalsus, mis mul parasjagu siin on, tundub liiga ebasobiv, siis ma võin ju mõelda hoopis teise välja ja just kui nagu keegi ei saa öelda mulle, et see pole nii, kui mina tajun, et see on nii. Aga just sellises ärevas olukorras tihtipeale me proovimegi võib-olla genereerida mingisuguseid teisi stsenaariume, et mis oleks võib-olla turvalisemad või selgemad meile teinekord ja vahel ei ole need kõige abistavamad. Aga jah, et sellise ärevuse korral me nagu kas proovime siis kuidagi vastu hakata sellele midagi teha siis selles olukorras on ju, et seda sellist turvatunnet taastada või tasakaalu või siis hästi tihti on see, et hakata nagu vältima seda olukorda ja see on siis ka tihti sellise võib-olla häire teema juba, et näiteks kui sellised nagu need lihtsalt nagu foobiad, eks ju, et ma kardan näiteks mingeid meditsiiniprotseduure, süstimist näiteks, juhuslik näide on ju. Et siis ma lihtsalt isegi kui mul on vaja seda teha, siis mul tuleb nii suur ärevus ja hirm peale, ma ei tee seda, ma väldin seda on ju, isegi kui mul on vaja seda või mis iganes, lennata, lennuhirm on ju hästi tavaline asi.
et lihtsalt väldin seda olukorda ja see ei ole teema minu jaoks justkui. Võib-olla kui ma pean näiteks lendama kuskile, noh siis see segab mu elu ja siis võib-olla pean abi otsima, on ju. Et hästi laiali valguv jutt nüüd selle ärevuse kohta, aga ma loodan, et saite kõik väga täpse vastuse sellele. Isegi minu nigel küsimus, nagu sellest sai isegi asja. Mulle hästi see on väga motiveeriv. Meeldib see piir, et kui nagu teema on laiali valguv ja raskesti määratletav, siis see mõte, et kui see hakkab segama igapäevaelu, igapäevast toimetulekut, siis võiks mõelda asjast sinna suunda. Selles suhtes, nagu ma tulen korra tagasi selle juurde, mis ma ennem korraks küsisin, mis nagu võib-olla ongi siis nagu ärevusega seotud, et võib-olla näiteks, et ma hilinen näiteks kuhugi tööle ja siis minnes ma lähen nagu tigedaks, ongi võib-olla ma mõtlesin tigeduse silma all tegelikult ärevust võib-olla, et mind kasutatakse ära, hakkad iga stsenaariume ette kujutama, tõesti nagu sa ütlesidki, et nüüd läheb see asi seal viltu ja see projektasi läheb ja kõik hästi läheb mustaks, aga tegelikult oled sa ise ärev, seepärast, et sa hilined. Ja siis sa hakkad fantaseerima mingisuguseid asju, kuidas sinule liiga tehakse. Et see on nüüd tegelikult nagu natuke nagu ongi see nurk, aga ma ei tea, kas see on nagu normaalne või on see nagu väga ebanormaalne, sest tegelikult sinu pea, mis su pea mõtleb, on neid asju ei tasu alati väga tõsiselt võtta, mida sa ise mõtled oma peas minu arust, sest aju on üks suur keemiline aparaat, mis mõtleb igasugu imelikke asju vahepeal. Targem on mitte seda alati kuulata võib-olla. Minul vähemalt. Ei tule alati kõige geniaalselt. Nagu ka see järgmine küsimus. Oi Jeesus. Ja seal peas saab väga palju nalja teinekord. Et aga jah, et kui oli, et see on kuidagi ohuga seotud olukord, on ju, et siis üks võimalus on ju ka seda ohtu neutraliseerida sellega, et nagu rünnata või eks ju ongi vihaselt siis kuidagi reageerida sellele, on ju, et ründavalt siis kuidagi katsud sellest asjast nagu välja tulla, et see on üks hästi sükene nagu nii-öelda see võitle või põgene reaktsioon põhimõtteliselt. See on tegelikult ju stressi tekitab. Noh jah, et siis sa oled kuidagi energiline ja aktiveeritud ja siis nagu siis sa vähemalt nagu teed midagi sellega, on ju. Ja vist on ka selliseid inimesi, kelle nagu liikuma panev jõud ongi see selline viha, et kuidagi suunavad selle oma tegevusse ja saavad hästi palju tehtud, aga tegelikult see kõik on umbes nagu sõidaks maanteel 3. käiguga, et see on üli ebaoptimaalne tegelikult enese rakendamine või eluviis. Jah, sest viha tunne on ju hästi selline energiline ja nagu mingis mõttes tugev tunne ju, et see nagu kuidagi aktiveerib kohe, on ju, ma teen midagi. Siis see nagu võib-olla mingis mõttes annab jõudu, aga et siis võiks kuidagi selle jõu rakendamise kuidagi mingis teises emotsioonis nagu võib-olla täide viia, et kuidagi ei oleks nagu niimoodi vihane, sest muidu see viha on jälle selline huvitav tunne, mis võib-olla erinevalt näiteks kurbusest või ka sellist ärevusest iseendast läheb jube ruttu üle. Et öeldakse, et ta läheks umbes niimoodi minutiga võib-olla või poole minutiga isegi üle see viha emotsioon on ju, aga kui sa annad sellele muudkui ise nagu sükest uut kütet peale on ju, siis mõtled, aga veel see, aga siis ükskord see on ju, et siis ta ma olen täiesti väga-väga siuke inimene, kellel ongi seda süttimine, lihtsalt siuke kiirsütik ja siis korraks lähen tigedaks, lähen vihaseks, paugutan suust igasugu jura välja ja siis rahunen täielikult maha. Aga nüüd on üks paralleel, mis enne tuleb tagasi sellesse küberklubu kiusamisse, et millegi pärast on jäänud nagu mulje, et kui sa niisama käid oma sõbraga, siis sõimad üksteisel näo täis või oma perekonna siseselt seal kusagil kraakled kellegiga, eks ju. Või siis tekib mingi sõnelus, eks ju. Siis see nagu teed selle ära, aga siis see emotsioon on kadunud, aga tegelikult midagi hullu ei juhtu vahest alati. Vaid nagu kuidagi nagu saadakse aru sellest. Aga netis on kuidagi siukene mulje, kui näiteks kirjutatakse kuri kommentaar. Siis on siuke tunne nagu, see on sinu statement, mille ees sa pead seisma, ehk siis sa pead kogu aeg sellele samale arvamusele nagu kogu aeg midagi juurde andma.
et kas nüüd on nagu, see on ka nagu samamoodi see viha üles ehitamise, viha peale jälle veel viha panemine. Ja kuna emotsioon on digitaalne, ehk siis ta on nagu jääv emotsioon nii-öelda ülakomadega. Et siis nagu see on võib-olla no nii, ja see küsimuse lõpp on tuksis. No saate aru küll, mida mõtled. See on väga kõva muster asjad. Vähemalt oled nagu true enda sellele esimesele. Ei no iga saade on erinev minu puhul, seekord on täielik. Jah, et on küll võimalik olla ka aastaid ja aastaid vihane, nagu kui ikkagi sa pingutad selle nimel ja kogu aeg selle peale jälle võtled ja siis jälle lisad midagi ja siis jälle tuleb midagi veel meelde ja siis veel ütled midagi ja siis keegi ütleb vastu ja no võid ju seda nagu kogu aeg siis edasi kedrata, on ju, ja. Aga ei pea. Et see on ka hea teada, et tegelikult ei pea seda hoidma niimoodi kaasas kogu aeg. Tekkis selline, ma ei tea, kas küsimus või lihtsalt tähelepanek, selgub siin selle küsimuse või tähelepaneku lõpuks ilmselt. Aga et just see, et kui sa ütlesid, et ärevus, eks ju, et see on normaalne, aga inimene võib ise saama aru, et kas see häirib tema elu. Aga mis siis, ja ütleme selle ärevusega kuidagi seostasime selle viha ka, et see võib kuidagi olla seotud, ma saan aru. Aga mis siis, kui inimene ise ei saa, inimese enda arust on kõik jube hästi, aga lihtsalt teistel tema ümber on nagu raske elada ja ma saan aru, et ma kujutan ette, et kui inimene vihane, et siis see on kuidagi nagu, ta on nagu agressiivne ja niimoodi, aga see võib olla ka seda, et inimene on väga ärev ja ta absoluutselt ei saa aru, et midagi oleks, et see justkui ongi tema olemus, aga teised kõrvalt nagu vaatavad, et kuule, et sa oled ikka jube ärev inimene. Ja samas seda ei saa nagu öelda otse inimesele, et mida nagu siis teha, et kuidagi on nagu halb öelda ka, et kuule, sa peaksid minema otsima abi, et inimene võib-olla võtab seda solvanguna või et kas on olemas mingi hea strateegia? No sellist ideaalset strateegiat ei ole, aga ikka tuleb ju teada anda teisele sellest, et mis sa oled märganud ja mida sina sellest mõtled või arvad, on ju, või mis ettepanekuid võiks olla, et muidugi seda õudselt ju sõltub sellest inimesest, sellest suhtest, mis sul on temaga, on ju, näiteks, et aga ikkagi võib seda kuidagi tähelepanu juhtida või öelda nagu mida sa nagu mõtled, et selline ärevus ju tõesti on õudselt ju nakkav tunne nii-öelda, on ju, et see kohe ju hakkab külge või näiteks on ju uuritud, et kui õpetaja on klassi ees ärev, et siis nendel lastel näiteks, kes temaga koos teevad mingit tunnikontrolli või eksamit, tõenäoliselt ei lähe nii hästi, sest nad on ka nagu ärevad. Et see, ma ei tea, ma arvan, on ju kogemust igal ühel, et kui keegi on kõrval hästi ärev, et siis see kuidagi nagu juba kehaliselt hakkad tundma, et kuidagi kuskilt tõmbad nagu pea õlgade vahele või kuidagi mõtled, kuidas ma nüüd olen, on siuke pinges olla endal ka, on ju, et see on hästi nakkav ja muidugi mõjutab, on ju, aga siis kuidagi ikkagi taktitundeliselt, aga ma arvan küll, et seda võiks öelda ja öeldagi ka, et see võib ju nagu väga väsitav olla ju, kui nii ärev olla kogu aeg, et ja just, et ma kujutan ette, ma tean ka inimesi, kelle puhul on selge, et ta on, ütleme, võib-olla 50-60 aastat on elanud mingi tohutu koormaga ja ta ei saa ise arugi seda ja võib-olla kui isegi kõrvalt vaadates võib-olla siis vahel on ka see, et sa oled nagu harjunud sellega, milline sa ise oled harjunud sellega, milline kas või su sõber on ja siis sa ise mingi hetk saad nagu aru, et see ei ole tegelikult normaalne, et tegelikult see ongi see tohutu koorem, millest inimene ei saa ise arugi, eks ju. Ja eestlaste puhul võib-olla eriti on see, et eestlased on kuidagi juba loomult kuidagi nagu sisse poole elavad ja natuke depressiivsemad võib-olla kui mingid muud rahvad, kui niimoodi saab üldistada. Kannatame alati. Kõik kannatame ära. Jah. Ühesõnaga on siis kampaaniad teega ja teavitust ja. Mul on
üks küsimus, mis puudutab kahte põlvkonda või kahte põlvkondade gruppi. Teadupärast praegu on täies elujõus ka riigitüüri juures ja ühiskonnas aktiivne ju suur hulk inimesi, kes on kogu oma lapsepõlve, noorpõlve ja üles kasvanud Nõukogude võimu ajal, kui vaimsest tervisest ei räägitud kaugeltki nii nagu täna. Ja nad on võtnud enda väärtushinnangud ja harjumused sellest keskkonnast ja ei räägi vaimsest tervisest. Sest et need probleeme siis ei eksisteerinud. Need on nüüd uue aja värk, uue väljamõeldus. No vot, aga siis on meil teine pool, kes on avatumad sellele, oskavad näha, oskavad rääkida, kuidas tulla sellise duaalsusega toime. Ma saan aru, üks asi on teavitamine, aga kui palju sa suudad muuta 50, 40, 60 aastaste inimest, kes on kogu elu niimoodi elanud ja nüüd ütleb, et kuulge lumehelbekesed. Jah, no ma ei tea, kas ta on päris duaalsus, äkki see on ikkagi mingi kontiinum, ma loodaks. Muidu oleks juba raske mõelda sellest. Aga ikkagi ju saab ju rääkida mingisuguses sellises keeles erinevate inimestega, millest nad võivad ju aru saada tegelikult ja ikkagi siiski ju hoiakuid on raske muuta muidugi. Ja teinekord tundub, et peaaegu võimatu, aga tavaliselt ikkagi hoiakute muutmine, nagu ma olen aru saanud, käib nii, et kui mingisugune päris oluline osa inimestest ikkagi ju mõtleb ühteviisi, siis teised võib-olla ka tasapisi tulevad nagu kaasa, on ju. Et äkki nii, et kui see kuidagi ongi uus normaalsus nii-öelda, et võibki rääkida vaimsest tervisest nii nagu ka muudest teemadest ja on selleks nagu sõnavara ja on näiteid, kuidas seda saab teha ja on näiteid ka sellest, et miks siis elu ongi natukene nagu võib-olla parem või isegi kergem või vähem kannatusi täis isegi lausa, et siis võiks ju loota, et muutub ka see hoiakute pool, kuigi see võtab aega palju. See on hästi tore mõte, et leida see õige keel nende inimeste jaoks ja rääkida mitte sellest, mis on halvasti, et vaadake, et meil on siin sellised halvad asjad ka, mida te veel ei teadnud, vaid just läheneda selle nurga alt, et vaat, mis kõik saaks minna paremaks, kui me räägime ka sellest. Aga jah, et seal on ju ka ikkagi see teema sees, et need inimesed, kes elasid teise maailmasõja ajal ja sealt ju said tõenäoliselt traumeeritud, võib-olla ka üsna sügavalt traumeeritud ja peale sõda siis ka tegelikult ju oli lausa ju keelatud mingis mõttes rääkida nendest traumadest ja sellest, mida oli läbi elatud ja Eestis on seda natukene vähe räägitud, aga näiteks Rootsis on see väga-väga olnud teemaks just see traumeeritud põlvkond ja kuidas nende siis lapsed on pidanud üles kasvama ja kuidas see on mõjutanud sellist võimekust üldse nagu rääkida endast ja oma tunnetest ja sellest samast ärevusest kas või näiteks on ju, et ma arvan, see on meil ka ikkagi hästi-hästi teema, et see nagu ongi olnud päriselt nagu keelatud rääkida ka mingitest asjadest ja see on nagu need valukohad veel kuidagi surunud rohkem võib-olla peitu inimestel ja nende lastel ka. Ja meie minevik, kus riik ja rahvas on tulnud, on ju uskumatult kirju ja selline raskusi ka täis, pikk okupatsioon ja eelnevad okupatsioonid ja kui vähe me tegelikult oleme juba saanud vaba olla, et seda me vist ei saagi nagu eeldada, et me oleme oma sisemaailmas samal tasemel kui võib-olla mitusada aastat vabadust nautinud riik, kus ainsaks mureks on võib-olla tõesti see, et tööl läheks hästi, et tervis oleks korras, mitte see, et millal nüüd uus võim tuleb ja jälle kellegi kuhugi teise maailma otse küüditab või midagi muud sellist. No kindlasti see mõjutab ju meid. Ja. Kõik vaatad mulle otsa. Sa võtsid mikri kätte? Maksin ka küsima ühte lolli küsimust veel, aga lihtsalt eks on, et üks guru õpilane käis guru juures ja siis guru ütles õpilasele, et
armasta kõiki. Ja õpin ütles, ma ei saa, et mul on eelarvamusi nii palju. See ütles, et armasta kõiki ja räägi tõde. Ja ma siiamaani üritan aru saada. See peamegi minema ja ütlema kõigile näkku. Tead, ma arvan, et sa oled jobu. Et kas see on ka nüüd nagu lahendus või? Et vanad tulevad, ütlevad meile, et mis need on? Lumeliblikad. Lumehelbed. Me ütleme neile, et nad on, mis nad olid? Puumerid on ja käib üks siuke vastastikune. Selline liikumine on olemas nagu radical honesty. Ma väga sügavale ei ole sinna sukeldunud, aga ma natuke lugesin, nad saadavad mulle mingid meile, ma olen siis subscription ja siis ma mõtlesin ka, et okei, et see tähendab siis seda, et sa lihtsalt räägid ainult nagu see yes man vist oli mingi sa ainult ütled kõik otse välja, aga vähemalt see üks meil, mille ma raatsin läbi lugeda, et seal oli pigem nagu see algas nagu kuidagi sisemaailmast, et sa oled nagu radikaalselt aus endaga ja siis pigem nagu niimoodi, et seal on ikkagi need piirid, et sa ei ütle halvasti lihtsalt niisama sellepärast, et sul tuleb see pähe, eks ju. Aga ma enne ka, kui kõik mulle otsa vaatasid, et siis mul juba remark tõusis pinnale, et ma mõtlesin lihtsalt seda, et kuna nõukogude ühiskond oli ilmselt kõige nagu mitte autentsem või et selle ühiskond, kus inimene et üldse ellu jääda pidi olema täiesti see fassaad ja kogu see asi, et kui palju tegelikult ei tohtinud öelda, mida mõeldakse ja niimoodi, et see oli nii siis ekstreemne, et sellest võib-olla ongi väga raske välja tulla, et üks pool on see trauma pool ja teine asi on see, et harjumus lihtsalt, et ma tean ka ise ka inimesi, sorry, ma räägin nüüd liiga palju, et just see põlvkond, kuidas ma seda tunnetan, seda raevukat, seda suhtumist, kuidas ükskõik mis, sa ei tohi kunagi öelda, et sa ei tea näiteks. Sa võid alati nagu suruma, ma tean, näiteks ma ei tea, üle 60 või kuskil 70 ligi isegi paari inimest, keda ma olen kohanud, et kes on nagu öelnud ka, et kuidagi kuidas ma seal Moskvas käisin ja õppisin ja siis mitte mingil juhul ei tohi öelda seda, et ei tohi jääda seda muljet, et sa nüüd järsku ei tea midagi või et surud vihaga ja lihtsalt sõidad üle oma selle asjaga täielikku kelbast kasvõi, aga seda, et sa oled kuidagi haavatav või et sa ei tea või autentsus seda ei tohi olla ja see tapab, võib-olla see sealt tulebki, et Stalini ajal nagu sellest, kui sa olid väega autentne, siis sind kohe enam lihtsalt ei eksiteerinudki ja kogu su pere ka ja nii edasi, terve küla ja et need juured on äkki seal. Okei, sa võid selle ära kattida. Mis on tahtejõud? Ma tunnen, et ma väga tihti liialdan enda tahtejõuga. Väga tahan midagi, siis ma ei söö ja ma ei maga, ma teen tööd. Ja siis ma tahan ka puhata ja tarvitada vaimse tervise vitamiine, siis ma ühte vitamiini tarvitan teise arvelt, sest aega kõige jaoks ei jätku ja lähen läbi tule, vee ja vasktorgude, sest ma tahan. Et tihti võiks ju mõelda, et tahtejõud on see, mis viib edasi ja toetab vaimselt. Sa saavutad midagi, jõuad paremale järjele, lood endale turvalisemat keskkonda, aga tahaks natukene peegeldada seda mõtet või põrgatada, et mis see tahtejõud on ja kui ohutu kraam see on. Jaa, et see võib et selline nagu isiksuse joon nagu öeldakse meelekindlus ja et sa nagu ikkagi viid oma asjad läbi ja oled ka kohusetundlik, aga et seal tundub, et käib ka nagu selline sisemine põlemine või mingisugune inspiratsioon või mingisugune selline asi kaasas võib-olla, mis tõmbab edasi ja käima, on ju. Aga üldiselt on ju kõikide asjadega mingisugune mõõt või mõõdukuse piir, et ma kuidagi olen seda ka näinud, et kui tundub, et ikkagi tahaks nagu peaga vastu seina joostes mingit seina nagu ära purustada, siis vahel see ka õnnestub ju ka tegelikult, sein läheb katki, on ju, aga pea läheb ka katki. et see kuidagi ikkagi mingisugune see piir, ma arvan, tuleb kuidagi tunnetuslikult leida enda jaoks, millal seda tahtejõudu tuleb natukene tagasi tõmmata sabapidi ja mingisuguseid muid oma isiksuse omadusi rakendada, on ju. Ja, et see
küsimus oli ajendatud sellest, et kord see tundub kõige olulisem ja parem asi, et jess, et selle najalt saab nii palju teha ja ennast hästi tunda, aga mingil hetkel tundub, et see ongi kõige kurja juur, et vist siis ma otsin piiri tegelikult. No äkki tõesti, et ei saa ju nagu endast ära lahutada mingisugust asja, mis on nagu tugevus, aga et kui see tugevus hakkab nagu nõrkuseks kujunema, et siis võib-olla on seal midagi muud vaja võtta kasutusse oma teistest tugevustest äkki. Ka liiga hea võib olla halb. Just. Me ei ole veel poliitikast üldse ei ole rääkinud, lihtsalt mul oli see küsimus, et ma tean küll, et Eestis vaimse tervise teemade rahastamine on väga halb. Ja siis ma loodan, et raudselt kõik need Riigikogu puhvetis, nad kuulavad meie senati puhvetit ja siis võib-olla kui sa oskaksid öelda selle ühe kõige tähtsama teema, et mis on see kõige põletavam probleem, kuhu kindlasti oleks riigieelarvest raha juurde vaja. No vot, et ma arvan, et selles ongi see probleem, et vaimne tervis on nagu niivõrd nagu selline kompleksne teema on ju, et jah, et võiks öelda näiteks, et psühhiaatriale on vaja rahastust või et on vaja näiteks õdede koolitustellimust kindlasti kasvatada või et on vaja, et ennetusse panna palju raha või et just, et kogukondadesse rohkem suunata, et tegelikult sinna on igale poole vaja ja ma arvan, et see võibki ka segadusse ajada neid inimesi, kes seda riigieelarvet näiteks kokku klapitavad, sest seal on nagu nii palju erinevaid tahke, et juba lihtne oleks öelda, et näed, pane siia 1 miljon või 10 või 100 kas või ja see tulemus on käes sul järgmise 4 aasta jooksul soovitavalt või isegi parem kui 2 oleks nagu ideaalne, et aga niimoodi ei saa neid vaimse tervise teemasid kahjuks lahendada, et see peab olema ikkagi selline püsiv pikaajaline protsess on ju, kus nagu erinevatesse nendesse suundadesse tuleb investeerida. Pikk nägemus, kus otsused peavad olema ühesed, sõltumata sellest, kes parajasti juhib siis seda koalitsiooni. No muidugi võiks nii olla. Ja võiks olla nagu selline korralik strateegia ja pikk plaan ja nii edasi, aga nagu ka mitmete teiste teemadega loomulikult on ju, aga jah, seda võib-olla on keeruline näha, et kuidas see nagu hakkab tagasi teenima on ju meil ühiskonnas, esmapilgul on ju. Mida saame meie teha? Just noored või kes iganes meid tegelikult siin kuulavad ja kelle jaoks vaimse tervise teemad kõik see ei ole tabu. See on tõesti, kas ma lähen ravin oma luumurdu või ma lähen ravin või püüan oma peas midagi joonda saada, need on üks ja sama asi. See on enda aitamine. Et mida meie saame teha, et see oleks üha normaalsem ja ühel hetkel, kui keegi ütleb, et ta käib teraapias või mis iganes, siis tõesti on 100% inimesi, kelle silmi pilgu, sest et sama nagu see luumuruga. No ikkagi nagu rääkida sellest teemast tegelikult nii omavahel avatult ja täiendada oma sõnavara ja vahetada mõtteid ja olla autentne ja aus nii palju, kui see on võimalik või ka haavatav, kui see on võimalik näiteks. Ja ka rääkida võib-olla nende inimestega, kes ei mõtle päris samamoodi ja küsida nende käest igasugu küsimusi ja vahetada neid mõtteid ja muidugi hästi kasulik on ka kuidagi avalikult jagada oma mõtteid ja kogemusi, et see on nagu mujal maailmas hästi toiminud, et kuidagi tuuagi see teema selliseks igapäevasemaks jutu teemaks ja siis see ongi nagu tavaline ja siis see silm ka ei pilgu nii palju selle peale, kui sellest rääkida. Et ikkagi vaimse tervise vestlused, mis oleks nagu sisulised ja ausad, see oleks hea. Selle saatetunnikese jooksul ilmselt meist ega kuulajatest suuri eksperte ei saanud, aga kuna me ka kõik ei ole arstid, aga ometi
vähemalt juhilubade omanikud läbinud esmaabikoolituse, siis võiksime äkki võtta kaasa mõned nõuanded vaimse tervise esmaabi kohta, et kes peaks seda oskama, mis see on ja kuidas seda anda, kuidas üldse abivajajat ära tunda, et võib-olla natuke vaimse tervise esmaabist. Niimoodi 3 minutiga, jah. Just. Väga mingi eriti kiirkursus. Noh, eks ju, kuidas ära tunda ikkagi selle sama, ma arvan, et kui segab elu on ju, mingisugune vaimse tervise aspekt. Ja siis seda, kui inimene näiteks ütleb, et ma näiteks olen nii ärev või nii kurb või nii vihane, et see segab mind või kui teistele paistab see silma. Ja siis võiks minna selle inimese juurde ja temaga juttu teha, et võttagi see aeg selleks vestluseks ja küsida küsimusi, kuulata. Kuulamine on nõudselt tähtis selle juures, selle esmaabi andmise juures, et kohe ei hakka oma häid mõtteid ja lahendusi pakkuma, vaid proovid veel küsida ja nagu küsida üle, et kas ma sain õigesti aru ja tagasi peegeldada ja kuidagi päriselt proovida nagu mõista seda, mis teine ütleb või kogeb. Ja siis kolmandaks kuidagi sellist lootust või ka nagu praktilist tuge pakkuda, kui on vaja, on ju. Ja siis juba arutada koos, et kas võiks professionaalset abi otsida ja siis veel läbi rääkida, et mis seis nende vaimse tervise vitamiinidega on või et mismoodi saab ennast toetada nüüd ja praegu näiteks. Et nii lihtne see ongi 3 minutiga. Ma lõpetaksin ühe huvitava mõttega, mida ma eile lugesin. Ja see puudutab kunsti ja vaimset tervist. Ja nüüd ma just tabasin, et see on vist see, mida me Senatiga püüamegi teha, et me oleme harjunud kunstiteoseid, eriti kunsti tippteoseid sulgema hästi valvatud hiiglaslikesse muuseumitesse, kümnete kaupa ühte tuppa, kontsentreerima neid, aga tegelikult kunst kui värav millessegi nii-öelda jumalikku või millessegi elule mõtet andvasse või ühesõnaga millessegi väga väärtuslikku võiks olla just vastupidi iga selline kunsti tippteos kuskil külas, igas külas üks selline pühamu üle maailma igal pool ja selles samas raamatus veel räägiti ka huvitavalt muusikast niimoodi, et kui sul on tülgastus kogu maailma ja eksistentsi vastu, täielik nihilism on maad võtnud, siis mingisugune tume surma metal, hardcore muusika ikkagi veel on, mis sind kõnetab, et kunstil on ka tihti see võime hoida inimest pinnal, hoida teda kinni ja et kunsti tarbimine kindlasti on ilmselt hea mõte. Ja loodame, et saame ka enda detsembri singliga eesriide taha, mida me ka kohe kuulame, oma panuse sellesse anda. Aitäh kõigile kuulajatele, oli neid 60 või 600, kõigile senaatoritele Puhvetis ja Anna-Kaisa Oidermaale tulemast. Aitäh!
vaid silmapilguks inimene laps. Vaid hetkeks armuvalus nooruk, vaid viivuks kerjus rahata, vaid vilkeks rikkuri ilmas. Elu õhtul siis, kui ihuehteks kortsud, ihuliikmed vanad väsinud on ära. Siis inimene nagu näitleja, ta läheb ära. Siis inimene nagu näitleja, ta läheb ära. Kaob, läheb